No nii, kell sai täpselt 5 ja tere ja rõõm teid näha. Mina olen siis abivallavanem Jüri Johansson ja järgmised rääkijad tutvustavad ennast ise. Aga täna on siis Pärna tee 7 detailplaneeringu avalik arutelu ja võib-olla sellepärast, et teineteise aega austada, siis võib-olla räägime kõigepealt sellest, et millest me täna räägime. Et esimese punktina räägiks lihtsalt infona sellest, mis on siis detailplaneeringu menetluse seis täna. Ja võib-olla mõne sõnaga sellest, mis menetlusetapid järgnevad sellele tänasele üritusele. Ja teiseks siis on, mis ongi põhiline teema, on tutvustame siis avalikul väljapanekul esitatud ettepanekuid ja vastuseid. Ehk siis uusi küsimusi täna ei saa arutada, et neid saab esitada, aga ei saa arutada just sellepärast, et püsida raamidesse, et kell on palju. Ja annan sõna edasi siis Triinu Jürisaarele, et hakkame otsest minema. Ja unustasin öelda, salvestame protokollimise jaoks, sest teist võimast meil lihtsalt ei ole. Heli salvestame, pilti ei salvesta. See arvutada siin sellepärast, et meil oli välja õigatud võimalus, et veebiteel saab ka osaleda, aga siin ei ole ühtegi soovi. Kui menetluses siiamaani rääkida, siis 29. oktoobril 2024 algatas Võru vallavalitsus siis Pärna tee 7 katastrus detailplaneeringu ja jättis algatamata selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Räägin kõvemini, püüan kõvemini rääkida. Ja enne algatamist siis algatamise otsuse eelnõule ja selle KSA eelhinnangule küsis vallavalitsus Keskkonnaameti ja Transpordiameti arvamust. Ja sellele tuginedes siis, et Keskkonnaamet nõustus vallavalitsuse järeldusega, et KSA algatamine ei ole antud ajahetkel vajalik, siis jäi KSA algatamata. Ja enne detailplaneeringu vastuvõtmist kooskõlastasid planeeringu Transpordiamet, Keskkonnaamet, Päästeamet ja Maa- ja Ruumiameti maaparandusosakond ja Terviseamet. Võrguvaldajatega tegi koostööd planeerija. Vallavalitsus võttis planeeringu vastu ja suunas avalikule väljapanekule 1. juulil 2025. Ja avalik väljapanek toimus siis 25. august kuni 12. september. Et selle raames te siis esitasitegi oma arvamusi ja vastuväiteid. Ja seadus seab siis omavalitsusele ka edasi tähtajad, et arvamusi esitanud isikutele tuleb vastata 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppu. Ja avalik arutelu peab toimuma 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppu. See on ka see põhjus, miks see arutelu on siis täna mitte kunagi novembris või detsembris. Ja kui tänane arutelu on ära toimunud, siis vallavalitsus vaatab veel kõik asjad üle, otsustab, kas on vajalik korraldada täiendavat avaliku arutelu või avaliku väljapanekut või otsustab siis planeeringu kehtestamise üle. Et siin eelnevalt ma kahele vastuväitja esitajale, kes palusid arutelu edasi lükata ja ekslikult viidanud vanale planeerimisseaduse paragrahvile, kus kui on vastuväiteid, läheb planeering Maa- ja Ruumiametile heaks kiitmiseks, aga selle aasta seisuga kehtib nüüd selline paragrahv, et kui planeering on üldplaneeringuga kooskõlas, siis seda järelevalve menetlust ei toimu. Et siis edasi räägiks nendest arvamustest ja ettepanekutest ja vastuväidetest, mis laekusid avaliku väljapaneku ajal. Et lisaks eraisikutele esitasid arvamusi ka Terviseamet ja Keskkonnaamet, Terviseamet juhtis tähelepanu sotsiaalministri määrusele, mis käsitleb vee saastumise eest kaitsmise nõudeid ja juhtis samuti tähelepanu, et kuna maaüksusel on varasemalt asunud põllumajandusettevõte, siis tuleb enne investeeringute tegemist veenduda,
et varasem tegevus pole kahjustanud vee kvaliteeti. Terviseameti märkused tuginedes täiendati siis seletuskirja punkte 30, 393, et seal tehti lihtsalt seletuskirja mõned täiendused, et planeeringu lahendust ei ole nagu sellega muudetud. Ja Keskkonnaamet palus oma kirjas täpsustada veehaarde sanitaarkaitsealal lubatud tegevusi, et üle vaadata see, kuidas seletuskirjas kirjeldatud. Ja samuti juhtis tähelepanu puhastatud pesuvee juhtimisega seotud asjaoludele ja oli arvamusel, et planeering tuleb kooskõlastada Maa- ja Ruumiametiga ehk see maaparandusosakonnaga, kuid sellega tegelikult on planeeringu juba oli enne seda avalikku väljapanekut kooskõlastatud. Et samuti Keskkonnaameti märkustele tuginedes tehti siis seletuskirjas mõned täiendused. Ja eraisikutelt laekus 4 kirja 7 eraisikult. Ja kuna neid arvamused on nagu üsna sarnased, mis te esitasite, siis ma püüdsin need praegu grupeerida, et mitte iga kirja siis siin otsast peale lahkama hakata. Et üks ühine arvamus, mis oli 3 kirjas, oli see, et puurkaevude rajamise küsimus tuleb lahendada detailplaneeringu menetluses. Et sellist detailplaneeringule antud ülesannet planeerimisseaduses ei ole, et ehitusseadustiku alusel on tegelikult ehitusluba nõutav mis tahes tootluskusega puurkaevu korral. Et puurkaevule antakse ehitusõigus ikkagi ehitusloaga, millele eelneb siis asukoha kooskõlastus, et seda asukohta ei kooskõlastata detailplaneeringuga. Et see on eraldi menetlussamm. Detailplaneeringuga kavandatakse siis seda hoone mahtu ja muid rajatisi, mis sellega on seotud. Samuti on vastuväites olnud arvamusel, et vallavalitsus on ebaõigelt jätnud KSA algatamata ja nõuavad menetluse peatamist ja KSA algatamist. Et siin peaks aru saama, et KSA ei ole asi iseenesest, see ei lahenda kõiki maailma muresid ja selle tegemise käigus tegelikult ei ole iseenesest mõistetav, et tehakse täiendavaid uuringuid. Et see tehakse, on selline kaalutlus, mis tehakse planeeringu kaalutluse juurde. Ja KSA algastatakse kindlasti siis, kui on tegemist olulise keskkonnamõjuga tegevusega, see loetelu on seaduses kirjas või kui ja on teatud tegevused, mis on loetletud, mille puhul tuleb anda KSA eelhinnang ja sellele planeeringule anti KSA algatamise otsuse eelnõule anti KSA eelhinnang juurde sellepärast, et tegemist on toiduainetööstusega, et vee tootmine, mitte mingil muul põhjusel. Ja sellele eelhinnangule andis Keskkonnaamet oma tagasiside, ei jõudnud selle juures järeldusele, et oleks vajalik KSA kindlasti algatada. Samuti on erinevaid ameteid kaasatud planeeringu koostamise protsessi ja selle käigus ei ole samuti ametid juhtinud tähelepanu, et KSA algatamata jätmise otsus tuleks ümber vaadata. Ja seda tahaks ka veel kord rõhutada, et KSA algatamisega ei kaasne automaatselt erinevate uuringute ja mõõtmiste tegemise kohustust, et sarnaseid asju võib teha KSA-st sõltumata, samuti võib teha neid veeloa menetluses ja
ja seega ongi vallavalitsus seisukohal, et keskkonnatingimustega, et planeeringus on seatud mitmeid keskkonnatingimusi, mille on siis ette öelnud Keskkonnaamet, erinevad seadused ja Terviseamet on tähelepanu juhtinud, et nende keskkonnatingimustega on tootmishoonele ehitusõiguse andmisel detailplaneeringus arvestatud. Aga vee võtmisega seotud võimalikke mõjusid hinnatakse veeloa menetluses. Et me hoiaksime neid kahte asja eraldi. Ja mitmed, nüüd siis järgmine punkt, et kõik või mitmed vastuväidete esitajad viitavad väävel vesiniku või siis tänapäevase nimega vesiniksulfiidi emissioonile ning on seisukohal, et KSA kaudu tuleb läbi viia asjakohased uuringud. Et sellest sai siis nagu ka juba nüüd eelpool öeldud, et KSA eesmärk on keskkonnakaalutlustega arvestamine strateegiliste dokumentide koostamisel ja kehtestamisel, et sellega ei kaasne automaatselt täiendavate uurimiste ja mõõtmiste tegemiste kohustust. Ja seoses selle kohtuasjaga on siis vallavalitsusele teada, et Keskkonnaamet on andnud Palrup OÜ-le juhise kasutada selle aine mõõtmiseks detektoreid ja see ettevõte on kinnitanud, et need detektorid on olemas ja võtavad siis tulevikus kasutusele, kui on võimalik objektil edasi tegutseda. Aga tootmisaegset terviseohutust kontrollib Terviseamet. Samuti on arvamuse esitajad soovinud hüdrogeoloogilist hinnangut puurkaevude mõju kohta naaberkinnistute veekogumile. Palun pange ennast kirja ka, seal kuskil on osalejate nimekiri. See, et KSA jäeti algatamata, ei tähenda, et veeloa menetluses ei saaks läbi viia vajalikke asjakohaseid uuringuid. Põhjavee ja mineraalvee võtuks antakse keskkonnaluba, mille menetluses hinnatakse võimalikke keskkonnamõjusid ja sealhulgas mõju põhjavee varule. Ja selle vee erikasutusloa annab Keskkonnaamet ja põhjendatud juhul võib Keskkonnaamet selle loa andmisest ka keelduda, aga kui veevõtt ühes põhjaveekihist on suurem kui 500 kuupmeetrit ööpäevas, siis tuleb teostada põhjaveevaru hindamine ja loa taotluse menetlus seniks peatub. Et veeloa taotlust ei ole arendaja tegelikult veel esitanud, me ei tea, millistest mahtudest üldse jutt käib, üks pärast saab talle sõna anda. Ja põhjaveevaru, et see, mida ta lubatakse ettevõttel üldse pumbata, et selle loa annab Keskkonnaamet, mitte kohalik omavalitsus. Et veeloa taotlusele lisatakse põhjaveeproovid ja loa andmisel määratakse edasine puurkaevude veekvaliteedi seire kohustus, mida siis loa omaja peab korraldama enda kuludelt, ta peab tellima selle atesteeritud proovivõtjalt ja need tulemused siis esitatakse Keskkonnaametile. Kui see vee kogus, mida võetakse, on siis see 500 kuupmeetrit ööpäevas, mis ma ütlesin, ja tuleb teha see põhjaveevarude hindamine, siis need uuringu tulemused esitatakse põhjaveekomisjonile varude kinnitamiseks. Ja komisjon otsustab ja esitab keskkonnaministrile kinnitamiseks, millises mahus üldse siis põhjavett tohib arendaja igast puuraugust võtta. Et see otsus jah, et mis nendest kaevudest siis edasi saab, et see on juba riiklikul tasandil otsus, mitte siin detailplaneeringuga lahendatav küsimus. Ja samuti nüüd siis järgmise punkti juurde, et arvamuse esitajad on seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatav on vastuolus Võru maakonnaplaneeringuga 2030 ja vastuolus Võru valla üldplaneeringuga ega sobitu piirkonda. Pärna T7 maaüksus on ümbritsetud erinevate tootmishoonetega, see on eelnevalt olnud loomakasvatus hoonetega, et seal enne on asunud loomakasvatushooned
ja krundi täisehitusprotsendiks on kavandatud 45%, lubatud on 5–11 meetri kõrguste hoonete püstitamine, mis ei erine sellest, mis on seal ümbruses. Võru valla üldplaneeringu järgi asub see planeeringuala segahoonastusega maa-ala juhtotstarbega alal ja üldplaneeringu seletuskirjas on loetletud tegevused, mis sellel alal on lubatud, et on lubatud nii elamu, äri- teenindusettevõtted, ühiskondlike asutusi võib siia tuua, kui ka rajada ülemääraselt kahjulikku mõjuta tootmist. Ja muuhulgas seatakse üldplaneeringus üldised ruumilise arengu põhimõtted, milleks nähakse ette, et asustuse suunamisel lähtutakse asustuse tihendamise põhimõttest. Et juba olemasolevaid alasid võetakse sarnase kasutusega kasutusele. Ja Võru maakonna planeeringus 2030+ kaardil on Pärnu tee 7 maaüksus asub sellises piirkonnas, mis on määratud ettevõtlusalaks ja seletuskirja peatükis 2.1 on küll kirjeldatud muuhulgas häiringute vähendamisega seonduvat, mida vastuväited välja tõid, aga samas seatakse seal ka põhimõte, et tootmisettevõtete ja hoonete rajamiseks tuleb võtta eelistatud kasutusele endiste majandite, farmide ja tehnohoonete alad. Ja seega on valitsus olnud seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas maakonna planeeringuga. Et planeeringuid tuleb lugeda tervikuna kogu seletuskirja ja kaarti koos vaadates. Ja üks ühine arvamus, mis veel kõigil oli see, et arvamuse esitajad ei pea õigeks, et Eesti põhjavett hakatakse kasutama välismaise äriühingu huvides, kuna see tegelikult ei puuduta planeeringu menetluse sisu, siis selle võtab Võru vallavalitsus teadmiseks. Et nüüd sai ring peale grupeeritud nendele arvamustele ja vastuväidetele. Võib-olla on mõistlik anda siis võimalus, kui siin on need täpsustavaid küsimusi nende kohta, siis see sai praegu ette vuristatud ja väga palju fakte ja numbreid ja asjaolusid, et kui kellelgi on äkki täpsustavaid küsimusi mõne asjaolu kohta, siis oleks mõistlik praegu üle rääkida. Ja minul on võtavad küsimus, et oli juttu, et oli seal varasemalt looma lauda, aga saatsin teile ka, kirjutasin, et see ladustati ka suures koguses baariumi, tuhkasid niinimetatud. Te vastasite, et te olete teadmiseks võtnud, aga mind väga huvitab, kas on ka tehtud proovid, mis seal maapinnast tegelikult toimub ja ausalt öeldes huvitaks ka tegelikult Alevi jootinesi, kas te olete baariumi proovid, mis need näitud on? See on nüüd mitte täpsustuseks, vaid see on uus küsimus. Ei, see ei ole uus, sest ma saatsin selle kohta teile oma ettepanekute juures kirjutasin sellest, et seal oli suur baariumi reostus. Ma ütlen praegu 17 000 oli sellist Tallinna labostegi ja Tartu Ülikooli labor leidis 20 000, tähendab ühikud, mis on Tartu Ülikooli füüsikud ütlesid, et nad pole selliseid numbreid näinud. See on Lõunalehes kirjas artiklis, seal on kõik dokumendid olemas. Olete tegelenud sellega? Neid detailplaneeringu menetluse raames kindlasti ei ole neid proove võetud, ei veest ega pinnasest. Aga sellele on, kuna ka Terviseamet sellele tähelepanu juhtis, siis see tingimus on seletuskirjas sees praegu, et tuleb arvestada sellega ja vajadusel võtta tarvitusele täiendavaid meetmeid. Kas tohib teile küsimus? Kas te teate, kus kohal see tuhk teil üldse oli? Absoluutselt teame. No, kus kohal ta oli? No see oli seal samas kuuris. Millises kuuris? Millises kuuris, esimeses kuuris. Jah, see kuur seisab praegu sama püsti. Jah, aga sealt veeti see ära, kas seisab püsti, ma ei seisab. Kuidas ei ole? Kõik see sama tükk on täiesti puutumata meil. No palun minge välja, vaadake no. Oleme ausad, räägime ausaid juttu, no. Ärme võtame kuskilt mingit lambist asja. Kuur on
võetud ja see, et need puuriseinad on maha võetud, puur on täpselt sama koha peal. jaa, aga tuhk veeti ju omapealsetele põlvkondadele. Küsige, kes ära vedas, kuhu ta vedas. Meie ei ole seda vedanud, see ei ole meie ausalt juttu tahan kuulda. Ma räägin teile, asfalt on seal maas, minge kontrollige, kas te leiate sealt tuhka või ei leia tuhka. Okei. Aga praegu siis vastus on see, et see tingimusena on seatud detailplaneeringusse ja tegelikult nagu mina sellest aru saan, siis see on eks ju selle ettevõtja risk nüüd, ehk siis see võib tingida asjaolu, et see nii-öelda planeeritud asi lihtsalt pole ellu viidav, aga noh, siin on nii palju neid riske, et see on üks nendest, aga lõppkokkuvõttes tulebki tunnistada, et see ongi ju noh, planeerida võib igasuguseid asju, tingimused kirjutatakse sisse ja järgmistes etappides võib lihtsalt selguda, et see planeering pole ellu viidav, et selles mõttes asjakohane märkus, aga ütleme, et planeeringu menetlus mõttes, et planeerida ei saaks edasi ja planeeringu menetlusega edasi minna, et see seda ei tingi. Aga jah, see on ettevõtja risk, et kui see eks ju selgub seal ja ei ole sellist tegevust võimalik seal teha tänu sellele reostusele, siis on neid näiteid teisigi Eestis, kus ongi selle taha kinni jäänud. Millal ja kes siis selle kindlaks teeb? Et kuidas planeeringusse või kuidas Terviseameti tingimus oli? No see on jah üldine küsimus, et tuleb enne investeeringute tegemist veenduda, et varasemalt tegevus ei ole kahjustanud vee kvaliteeti. Et see on lisatud sinna keskkonnatingimuse planeeringu kavandatud elluviimiseks peatükki. Ehk siis enne investeeringu tegemist, mis tähendab, et enne päris ehituse alustamist peab selles veenduma. Sooviksin ka, kui see teema sai läbi arutatud, et tulles tagasi selle tuuma juurde, et mis arendaja soovib siis Väinla aleviku linnalise asustuse alale täna siis sisuliselt teha Eesti suurima joogi- ja mineraalvee tootmistehase. Ma saan aru neid andmeid vaadates, et täna on vald väljastanud ehitusloa 3 puurkaevule, mis on siis 580, 345 ja 200 meetrit sügavad. Ja täna siis, kui me vaatame teaduskirjandust, siis on tõendatud, et väga sügavad põhjaveekihid sisaldavad väävelvesinikku, mis siis puurkaevust, ütleme, õhuga kokkupuutes, kui me hakkame nüüd seal vett siis puurkaevust välja võtma, võib siis õhuga kokkupuutes väävelvesinik eralduda gaasina õhku. Kui me nüüd vaatame neid andmeid, siis arendaja on planeerinud minimaalse veevõtu mahuks 3 puurkaevust 900 kuupmeetrit ööpäevas, mis on siis ligilähedane terve AS Võru vesi veetarbimise mahuga ööpäevas. Võru vesi teenindab 4 valda, et kujutate, et kui suur tegelikult see veevõtu maht on ja see oleks siis täna 13 korda suurem kui siis täna suurim mineraalvee tootja Värska originaal veevõtu maht. Et milles ma näen probleemi on see, et kui me vaatame valla koduleheküljel avaldatud teateid, siis me räägime seal sellest hoonestamisest, parkimiskohtadest, aga täielikult on välja jäetud need puurkaevud ja see mineraalvee tootmine, väävelvesiniku probleem, mida pole üldsegi kajastatud. Ja samamoodi ma näen, et keskkonnamõjude strateegiline hindamise eelhinnang on läbi viidud, aga seal on samamoodi jäetud väävelvesiniku võimalik emissioon puurkaevud täielikult välja, sest selleks saaks tegelikult oli puurkaevudele juba ehitusluba väljastatud. Millest täna on probleem on see, et kui neid puurkaeve siis arendaja hakkas rajama, tuli kohalikelt elanikelt kaebus, et Väinala mõisapargi piirkonnas on tunda väävelvesinikule iseloomulikku spetsiifilist mädamuna lõhna ja vähemalt 2 kohalikku elanikku said tervisekahjustuse, mis on väga spetsiifiliselt iseloomulik just väävelvesiniku mürgituse kaasnevate tervisekahjustustega ja kui me
võtame kogumis, oli tunda ka mädamuna lõhnahäiring. Nüüd tegelikult, milles on enam probleemi, on see, et vallale täna on see info teada ja seadusest tulenevalt tegelikult on vallal uurimispõhimõte haldusmenetluse seaduses, mille kohaselt on tegelikult haldusorgan kohustatud välja selgitama menetlevas asjas olulise tähtsusega asjaolud ja vajaduse korral koguma selleks tõendeid omal algatusel. Milles on probleem on see, et täna me ei tea, milline on see väävelvesiniku võimalik emissioon, mis on sellega kaasnevad tervisekahjustused, lõhnahäiring, mis on samamoodi mõjutab kohalike elanike heaolu. Ja me räägime sellest, et me teeme seda arendust linnalise asustusega Väimäel alevikus, kus on tegelikult kõrval ka õppehoone, lasteaed, kohalike elanike elumaad. Et ma leian, et me ei saa selle planeeringu puhul üle ega ümber sellest, et see keskkonnamõjude strateegiline hindamine on vähim, mis vald saaks teha, et kaitsta kohalike elanikke. Et ma arvan, et ma võin praegu sooviks teha sellise taotluse siin kohalolijate nõusolekul, et kohalikud elanikud paluvad vallalt, et vald algataks keskkonnamõjude strateegilise hindamise ja viiks läbi uuringud, mille käigus selgitatakse välja, kas mineraalvee tootmise käigus võib esineda väävelvesiniku emissioon, mis ulatuses, mis kontsentratsioonis, mis on võimalik tervisehäiring, kuidas see mõjutab kohalike elanike elukeskkonda ja heaolu. Ma proovin nüüd tegelikult protokollid, jah, päris nii see. Et selle taotluse? Jah, ei, taotlust kas on kohal oli, et sellega nõus? Vabandan, segan kohe vahele sellepärast, et nagu ma koosoleku alguses ütlesin, eks ju, et see koosolek on avalikul väljapanekul esitatud küsimuste vastuste tutvustamine ja taotluste esitamine käib nii, nagu taotluste esitamine käib, et see ei käi niimoodi, et me siin hääletame mingisuguse taotluse ja siis paneme protokolli, et teeme nii, et taotlusi ikka esitame nii, nagu taotlusi esitatakse. Soov on taotlusi esitada, siis seda võite iga päev teha, et nii palju kui, ja selle juurde me jääme, et sellega lätime kohe ära, et vale arusaam ei tekiks, aga kuna see pidi olema küsimus, siis ma lihtsalt küsiksin, et milles see küsimus on? Küsimus on see, et ma selgitan seda võib-olla natuke, et kuna vastuses vald viitas, et hilisema veeloa menetluse käigus uuritakse põhjaveevarusid, siis küsimus on see, et millal siis uuritakse ja hinnatakse võimaliku väävelvesiniku emissiooni ja sellega avaliku suurimad mineraalveetööstus ja te arvate, et tohib, ma räägin, et teile mineraalveetööstus. Et te tahate teha suurimat mineraalveetööstust, minu küsimus on vallale, et miks ei ole mineraalvee kaevud, need puurkaevud seotud detailplaneeringuga. Miks te oletasite, et seal ei ole mingit mõju tootmise käigus ja andsite eraldi kaevudele selle ehtusloa? Küsige vastust. Teie ei ole see keelatud, selle planeeringu seadusega keelatud. Ma küsin, kas ma saan õigesti aru, et valla seisukoht on see, et väävelvesiniku võimaliku emissiooni ja mõju hindab mõni teine ametiasutus. Kas ma saan sellest õigesti aru? Mitte see, vaid see, kuidas seadus ette näeb, on, et see luba, mis on mingi tegevuse aluseks, millega võib see mõju kaasneda, selle loa menetluse raamis hinnatakse neid mõjusid. Selles mõttes, et kui me nüüd detaili vastu võtame, kõik need hooned ära ehitame, mis on selle detaili eesmärk ja sellega ei kaasne kohe selle puurkaeva rajamist ega selle vee võtmisse. Ja ka vastupidi. Ja kui seda, ja teisipidi võib-olla arusaadav on see, kui seda luba selle vee võtmiseks ei tule ega ei anta, siis ju seda vett ei võeta ja neid ei kaasne, et ikkagi loogiline on see, kui sa taotled selle luba selle vee võtmiseks, siis sa hindad selle vee võtmisega kaasnevad mõjusid. No see on loogiline. Ma väga vabandan, ma küsin hästi lihtsa küsimuse, et kas te saate konkreetselt öelda nimetuseks, mis ametiasutus hindab väävelvesiniku võimaliku mõju kohalikule elanikele ja elukeskkonnale? Kes loa menetleja on selle puurkaevaks või selle vee võtmiseks? See on seal vastustes või? Jah. Keskkonnaamet, aga enne see põhjaveevaru hindamise sellele. Keskkonnaamet annab veeloa.
Keskkonnaamet hindab väävelvesiniku võimalikku mõju emissiooni, on vale seisukoht. Siis ma küsin, et miks Keskkonnaamet seda eelnevalt ei teinud, kui neid kaevusid hakati siis uurima ja et inimestel juba tekkisid tervisekahjud. Miks seda ei? Oodake nüüd, pidage nüüd kinni. Saage nüüd rahunega maha. See oli vallale küsimus, mitte... Täna ongi seis niimoodi. Meil tuli mõte teha tehas. Selleks, et tehas teha, mis maksab meeletult raha, me peame teadma, mis me sealt maa seest kätte saame. See, et me siin praegu istume ja vaatame sinna augu poole kõik praegu, kuna me ei ole lõpuni jõudnud minna, me ei tea, kas sealt tuleb üldse sellist vett, millest tasub tehas teha. Vale. Sellepärast on vale, et rääkisin täna Kliimaministeeriumi veekaitse... Sina võid rääkida, kellega sina tahad. Ja veespetsialist ütles, et ei ole mingit vajadust teha puurkaevu, selleks tehakse väike puurauk, millest tehakse selgeks, kas üldse on lõpuliku vett või ei ole. Kas te kujutate ette, mis tähendab puurimine? Kujutate ette 600 meetri peale minna väikse puuriga? Kas te saate aru selle? Osakonna inimese käest. On küll võimalik. Ja ma arvan, et see... Ahaa, issand küll. Kui lihtne siis oleks ilmas elada. Sellist tehnilist, eks ju, väidet... Te kujutate ette, mis tähendab 600 meetrit minna mingisuguse tikuga alla. Nii, ja kas te teate ka, kuidas see niinimetatud mädamuna hais üldse välja tuleb? Me ei ole seal... Mina olengi selle tehase esindaja. Jaa, mul on nimi on Aivar Parts, minu nimi on seal kirjas, palun, Koneforest. Aga miks te ebaviisakas olete? Vaenulik. Kuidas? Koneforestis töötate. Koneforestil on 0 töötajad. Jah. Mis firmas te töötate? Kes te tegelikult olete? Tankist või? Meil on tõesti tekib küsimus. Ja küll, niimoodi esiklikuks läheb. No aga inimene on vaenulik teiste suhtes, kes tulevad siia asja uurima. Ma tahan teile selgitada neid põhimõtteid, milles toimub üldse. Kas te kujutate üldse mis tähendab puurimine ja kuidas seda tehakse? Te arvate, et see on niisama nii nagu teete omale koju kaevu mingid 80 meetrist, mis minnakse mingisuguse 2-tollise toruga. Ei arva. Siia, et sellist vett kätte saada, esiteks on need andmed kõik, mis teil on. Siia tuleb 2 liini siia tehasesse. Tootlikkusega Itaalia liinid 19 kanti vett tunnis. 2 liini, see tähendab 300 kanti vett me võtame päevas. Vabandage, kui dokumentatsioonis on teil teised numbrid. Nii et see, mis te meile praegu kuskilt ülevalt ütlete, 300 kanti, kus te need numbrid võtate? Ma ju tean, mida me siia tehasesse tahame panna, kui me saame selle vee, mis siin on vesi. Aga miks teil on siis projektis on numbrid, Projektis mis on maksimaalne veevõtt lubatud 2 Tädi Tiiu, te armastate väga palju lugeda. Facebookis igasugu lollusi kirjutada. Ja võtate kuskil ängu, aga peame joone räägime väimelast, mitte väike Facebookist. Teineteise ründamine ei vii meid edasi. Ei, mitte selles. Sealt ongi. Te olete lihtsalt võtnud kuskilt andmed, mis on pumpade tootlikkus. Te teate, kuidas see vesi, kui hakkab maa seest tulema 600, kui kaua see vesi sealt üldse maa peale tuleb. Ma teen teile natukene seda tehnoloogiat selgeks, et hakkaks aru saama. Et ei ole võimalik esiteks nii sellist vett välja pumbata. Nii nagu teie räägite siin, mingid numbrid on võtnud. See on pumba tootlikkus, et hoida survet kogu selles süsteemis. Et oleks võimalus tähendab pudelisse panna vett ja esimest korda see vesi hapnikuga puutub kokku siis, kui kork läheb peale. See on kinnine süsteem. See ei ole nagu kuskilt järvest võtta ämbriga ja kallata pudelisse ja midagi taolist. Ainult veega on võimalus tuua üles see väävel mädamuna lõhk niimoodi. Vabandage, aga kuidas siis on võimalik, et oma mikrogrammi või olla H2S-i pudetatud vees? Kas te nüüd kusagile sellistesse riikidesse, kus on H2S pudeli vees lubatud? Värska näiteks ei tohi seda nemad reageerivad. See on selline tehnoloogia, et see H2S hakkab minema õiguskonna õhku. Ei, see ei lähe üldse. Absoluutselt. No lähme Värskasse diskussioonile. Aga palun, te võite sinna minna. Mina olen käinud.
ka mina olen käinud. Kõige uuem tehas, mis praegu on Haagevesi. Kõige moodsam. Meil tuleb veel moodsam tehas. Maailma kõige parema liinitootja, kes veeliini toodab, on Itaalia. Nende 2 liini tulevad sisse, tootlikkusega 19 kanti tunnis. Kui sügavalt tuleb Haagevesi? Haagevesi tuleb 240 meetri peal. Kui palju on Haagedes Haagaksessi? Kas seda on vaja järgida? Haagevesi, ma ei taha nende saladusi välja rääkida, Haagevesi on omadega hukas, nagu te teate. Kindlasti olete kuulnud, sealt täna ei tule praktiliselt mitte midagi. Mingisugune kolmapäeviti pannakse alusvett. Nad võtavad sama sügavuselt, kui Tartu linna vesi võetakse, 240 meetri pealt. Ja nad läksid vahepeal nii ülbeks, et võtsid isegi linnatrassist vee. Ja kui te kujutate, kus on Haage tehas ja kus on need veearded, on ehitatud välja, ühesõnaga neil on bakteri sees, sellepärast nad oma vett toota ei saa. Meie tehast me ei olegi, mille pärast me oleks võid juba ehitada tegelikult ja kiirendada neid protsesse kordades kiirendada. Meil on tarvis kõigepealt teada, kui me ei leia vett sealt seda, mida meil vaja on. Sellepärast, et sellest sõltub, kui palju me peame investeerima nendesse puhastusseadmetesse. Ja see ei ole mitte mingisugune 1, 2, 3 filtrit. See hakkab pihta niimoodi, et see tuleb 3 liivafiltrist läbi, enne kui läheb mahutisse. Need on kõik kinnised süsteemid. See on keemilised, elektrolüüdilised puhastused, kõik. Vesi tapetakse ära. Kui te tahate, et vesi seisaks pudelis 1,5 aastat, siis vesi on tapetud. Seal ei ole elu sees. Aga seal on kõik ained tagasi pandud sisse. Mul on küsimus, kas arendaja on nõus sellega, et viidaks läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine? Aga me seda teeme praegu. Me ju seda teemegi praegu. Meil võetakse proovid, kõik. Jah, ütleme nii, et see ei ole keskkonnamõjude strateegiline hindamine. No selles mõttes proovid, uuringud, nii edasi, sest siin on mitu menetlust korraga käimas, eks ju, et aga me oleme siin võtnud juba 5 proovid viidud laborisse. Võib-olla põhiküsimuse juurde, et miks üks on enne ja teine pärast ja miks kõike koos, et kõik võib alati veel lisaks teha, aga ju, ma mõtlen, ma küsiks siis niipidi, et kas te näete selles suurt ohtu, et nüüd detailplaneeringuga plaanitud hooned ehitatakse valmis, liinid pannakse sinna sisse ja siis arendajal võib selguda, et ta seda veevõtmise luba ei saa. Siis tema on ju teinud täiesti mõttetu investeeringu, eks ju? See ei ole reaalne. Ei, ma lõpetangi oma mõtte, et kas teile ei tundu, et see on ju ette... No kuulake lõpuni, kas ettevõtja saaks olla kuidagi nagu rõõmus selle üle, kui ta nüüd teeb selle detaili alusel, ehitab kõik valmis ja siis tal selgub, et Keskkonnaamet talle selle veevõtu luba ei anna. Järelikult ta teab praegu, et selle loa saab. Aga oolake veidi, no peame nüüd hoogu. Nüüd teie ennustate, et Keskkonnaamet annab igal juhul loa hindamata kõike seda, mis selle veevõtuga võib kaasa. Et see vist ei tundu kõvist. Mina soovin teada, kes on ametlikult valla suhtes, kes on Aivar Parts siin praegusele raudteele. Pole Foresti töötaja, kas ta on Pole Foresti vabatahtlik? Tema tuli meie teada, on ta selle arendaja esindaja. Kõik volitused, kõik on olemas. Ei ole teil vaja üldse kahelda selles. Veel kord ütlen teile. Selleks, et tehast ehitada, mis maksab ikka mitmekümneid miljoneid, selleks oleme me valmis miljoni, ütlen ausalt, et see 600 meetrise augu puurimine läheb meil maksma 650 000. Me oleme nõus selle korstnasse kirjutama, kui me sealt vett ei saa, aga mitte tegema siia 20 miljonilist investeeringut ja siis avastada, andke andeks, vesi ei sobi meile. Aga milleks see Aga sellest me räägime. Teil on hooled jaoks, aga jah. Me seda ju räägime. Me teeme praegu selle augu, tahame sealt selle 600 meetri pealt vee kätte saada. Saame kõik andmed kätte, mis seal on, kas see sobib meile või ei sobi. Kui ei sobi, palun, jäävadki väravad kinni, läheb see kinnist uuesti müüki. Nii.
meie poolt kõik. enne oli seal. Nii lihtne ongi meie. Laseme ikka, jah, küsimus selline. Tähendab, te räägite sellest 500 või 600 meetri puurimisest nagu mingist müstilisest asjast, sellepärast, et maailmas on puuritud üle 10 000, eks ole. Kõige sügavam auk on 13 000 kilomeetrit. Vot, aga te räägite, et 600 meetrit on mingi müstiline töö. Ongi müstiline. No kus ta siis müstiline, see lapse mäng selle 13 000 kõrval. No aga miks see 13 praegu võrdleb? Meil ei ole sügavamale vaja minna. Te toote, see on nüüd tohutu kallis ja... Ongi kallis. Kas sul on 650 000 anda praegu? Kas Korefoorsi järgmel on praegu 650 000, kus see raha tuleb? Kas Valdo on uurinud firma tausta? Vabandage, siin tõmban jälle joone vahele, et detailplaneeringu menetluse raames päris nii ei ole, et vald nüüd, kuna kõigil on õigus detaili algatada, teda menetletakse seaduse järgi ja päriselt seal ei ole ühtegi sellist klauslit, kus ei tehtaks detaili või ei viidaks seda menetlust läbi seetõttu, et firmal on, kas ei ole raha või on raha, see võib ka eraisik olla. Ka teie võite detailplaneeringu algatada ja me ei kontrolli tausta. Firmal ei ole vahendeid. Detailplaneeringu menetlust ja selgitan, et kas jätaksite mulle väikse pausi lausete õpetamiseks, et lõpetan oma selle mõtte, et kui detailplaneeringu algatatakse, siis me teeme menetlustoiminguid, aga kui tal ei ole raha, kuna tema ise peab selle detailplaneeringu koostamise kinni maksma tellima, kui ei laeku ühtegi dokumenti, siis selle menetlus lõpetatakse niikuinii ära, et sellepärast seda raha ja võimekuse uurimist ei ole põhjust ka teha, sest siis ei juhtu ju midagi, kui ta ei rahasta selle koostamist. Noh, et see on... Aga see on korralikkuse ilma, et tähendab, see on korralikkuse küsimus. Jaa, aga detailplaneeringu menetlemise, eks ju, nendes regulatsioonides ei ole selliseid klauseid, see on riigihangetes on küll, et me vaatame, kas tal ei ole maksuvõlga, et ta ei saaks meie hangetes osaleda, täpselt nii on, et me ei telli töid igaühe käest ja ei saagi tellida, aga detailplaneeringu menetluses selliseid klausleid ei ole, et kuidagi maksukäitumist või finantsvõimekust või mida iganes kontroll, neid ei ole lihtsalt. Et me ei saa seda aluseks tuua. Kuidas? See on keelatud. Ei, see on keelatud. Seal on see, et avalikul sektoril kõik, mis ei ole lubatud, on keelatud. Erasektoril kõik, mis ei ole keelatud, on lubatud. Ja täpselt nii ongi, me ei saa minna lihtsalt kellegi tausta surkima ja uurima ja ütlema, et võtta ka meid juhuslikult see huvitab ja meie oleme kuidagi mingid põhimõtted, et seda laseme, teist ei lase. See on ka üks see põhjus, miks me ütleme, eks, et see, mis riigist või kust, mis taustaga, et no ei ole detailplaneeringu menetlusel ette nähtud, et meie seda saaks tuua aluseks, mitte menetleda või menetlus lõpetada. Ei ole nii. Kas kahjuks või õnneks sellele ma hinnangut ei anna, aga Eesti riigis selline õigussüsteem on. Selle olen nõus, aga tõin ühe küsimus vahepeal. Ikka. Uus küsimus. Mis on vallal ja valla inimestel sellest kaguüldsusest tehadest? Mis selle mõte üldse on? Aga ma küsin võib-olla niipidi vastu, et kas me üldse, ma ei tea, kui suures seltskonnas, ütleme täna siin selles seltskonnas, suudame ära otsustada, et aga kust need töökohad tulevad ja millised töökohad ja milline ettevõtlus meile siis nagu sobib ja milline mitte. Selle sobib küsimus. Esiteks ma ütlen, et punkt number 1 on see, et me ei saa, eks ju, kedagi takistada, et vallal seda õigust ei ole, et kellegi ettevõtlust piirata, et ütleme, et sina sobid, sina ei sobi. See on üks vastus ja teine vastus, mis kasu saab, et ma arvan, et see, et siin oleks ka võimalik ettevõtluks tegeleda ja siin oleks ka töökohad. See on ju selline kohe otsene ja nähtav kasu. Ettevõtlusel ja maavarade müügil on nagu väike vahe sees. Kas tõesti? Aga ma küsin, kuidas see vahe sees on? Kuidas vahe? Jah. Ma toodan midagi või teen midagi siin ise, aga maavarad on ikkagi meie kõigi omad, et mingi kasu ei ole. Aga ma võib-olla küsiks siis selliseid näiteid, et kus see, kas tõesti maavara sellisel kujul müümine nagu siin on, et see ikkagi nagu... Me müüme seda või me anname seda, ma tahan seda teha. Maavara puhas müük, ma kujutan ette, tähendaks seda, et see puhtal kujul, ma ei tea, pumbatakse tsisterni viiakse minema ja kuskil mujal tehakse temast mingi toode. Siin on praegu detailplaneering laual, kus tehakse tehas siia samma kõrval, eks ju. Et see on vist ikkagi töökohad tulevad siia või ma saan millest nii täitsa valesti aru? Need on kõige uhkemad automaatsed tiinid. 60 töökohta on garanteeritud. 60. Kas mina võisin sinna kandideerida? Kui sa sobid. Aga millal saab kandideerida? Enne laske teha see. Selle võtsas kandi peale tuleb 60 töölist. Ja ma ei tea nendest näidetest rääkida, omanikud versus mitteomanikud, võib-olla nüüd on hea hetk tuua selline näide, et Värska vesi ju hiljuti müüdi maha. Keegi ei küsinud, kellele ta müüakse, kellele ei müüda.
täna ei ole ta üldse enam kohalike oma ega ju. Aga ei ole enam kohalike oma ja see ei olnud küsimus sellel etapil, kui teda ehitati või teda rajati, see tehti hiljem, klõpsti läinud. Ja keegi ei saanud mitte mingit jalga ja kätt ei mingit arvamust vahele öelda. Et need asjad ei ole meie võimuses ja noh, võtlen siin etapis veel eraldi, kus me planeerime hooneid ja kus me näeme, et tegelikult ettevõtte, eks ükskõik kumma ta enne teeb, kas ta teeb puuraugu enne, et teada saada, et seal vesi on. See teine risk oleks veel hullem, ehitab hooned vastu valmis ja siis saab teada, et vett ei tule, et noh. Me ühed hooned koristasime juba siit ära. Et 480 tonni eterniiti on siit ära veetud, ausalt, ametlikult, kõik paberid on olemas. Kõik see territoorium on korda tehtud. 4 konteineritäit rehve. Teie sõnda autorehve. Need ei ole toodud Võrust, Tartust, ei kusagilt mujal. Kui palju prahtimisi siit oleme ära vedanud. Kõik ausalt ametlikult utiliseeritud. Kõik arved on meil makstud. Vabandust, ma tahaksin öelda lihtsalt ühe, mis mina näen, et on siin põhituumusprobleem, et mitte laskuda vaidlusesse, vaid mina näen, et täna on põhiprobleem selles, et me planeerime sisult Eesti suurimat mineraaltootmist. Veel kord, see ei ole suurim. Aga me ei tea, mis on sellega kaasnevad mõjud inimeste tervisele, elukeskkonnale, et planeerimismenetlus ongi selleks ette nähtud ja kehtiv seadus näeb ette, et planeerimismenetluse ülesanne ongi hinnata, kas tegemist on olulise keskkonnamõjuga. Kui me vaatame seda tootmise mahtu, siis ma ütleks ilmselgelt, kui me juba täna teame, et sügavad põhjavee kiir sisaldavad väävelvesinikus, me ei saa eirata, et siin on tegemist olulise keskkonnamõjuga ja need võimalikud mõjud, kas siin on oht inimeste elu, tervisele, keskkonnale, et tulebki planeerimismenetluses välja selgitada ja siis saab võtta ka hinnata, kas on võimalik võtta abimeetmeid selle info pinnalt, mis kogutakse, see ongi tegelikult kohaliku omavalitsuse ülesanne see keskkonnamõjude strateegiline hindamine läbi viia, seda ei tee ükski teine ametkond hilisemas etapis ja samamoodi need puurkaevude juurde paigaldatud detektorid ei võimalda meil neid ohte kuidagi hinnata. Et seda ma näen, et see peaks olema planeerimismenetluse ülesanne ja me ei saa sellest üle ega ümber, sest täna me ei tea. Meie näeme, et seda keskkonnamõjude strateegilist hindamist üle müstifitseerida ei ole ka põhjus, sellepärast, et kõik need asjad, mis te räägite, on siin erinevate uuringutega, kas juba tegemisel või tulevad tegemisel ja kõik, mis veel puudu ja mis puudutab seda, et kas vett lubatakse või mitte ei lubata, seal on täpselt sama nõuded, et enne kui seda luba väljastada, hinnatakse, kas see maja veel mõjude hindamist või mitte, siis on ta keskkonnamõjude hindamine, ainukene see KSA on strateegilise dokumendid, KMH on siis selle loa dokumendil ja luba on alati täpsem kui strateegiline dokument. Strateegiline on selline üldine, midagi seal kirjeldatakse. Aga mis järeldusele, et uuring on vaja teha. Ja mis on meile nagu silma jäänud, võib-olla markeeriks lihtsalt ära on see, et kui ekspertitel on, erinevatel ekspertitelt on siin arvamusi küsitud, kes selle valdkonnaga siin Eestis tegelevad, siis ka nemad ütlevad, et tuleb teha proovipuurimisi, et saada neid andmeid, sest selle piirkonna kohta siin andmed puuduvad. Ehk siis ilma proovipuurimiseta kõike seda, mis te räägite, ka teada ei saa. Et siis just kui tundub, et praegu teeb arendaja oma raha eest meile selle teene ära, et meie Eesti eksperdid saaksid hakata hindama, kas siin on see võimalik mõju või ei ole. Et seda niimoodi hakata hindama, et auku pole maa sees ja mõelda, et kas seal maa all midagi on või ei ole. Ekspertide hinnangul on ka mõttetu, sest see on selline hüpotees. Aga tegelikult, et seda teada saada, tulebki teha proovipuurimised. Ja see proovipuurimine, nagu ütles arendaja, võib lõppeda sellega, et esiteks, kas ei ole seal seda, mida arendaja loodab, seda vee kvaliteeti, ehk siis ta paneb ise selle kinni, või võib lõppeda sellega, et eksperdid ütlevad, et kõik need negatiivsed mõjud kaasa, mida leevendada ei anna ja see on inimeste tervisele ohtlik ja kahjulik ja siis ei anta luba. Ehk siis ta võib igal juhul selles etapis seal lõppeda ja see nagu seda planeeringut, siis ma saan aru, et kui see nii juhtub, et kas arendaja ise ei saa seda vett kätte, mis ta tahtis või ei anta luba, siis see planeering niikuinii ta loobub selle planeeringu koostamisest. See tundub ju loogiline. Kas teile ei tundu loogiline? Loogiline sellepärast, et kui spetsialist ütleb, et saab teha prooviaugu, ma soovitan teil näidake inimestele ka võtte välja, teil on olemas siin juba äkki 12 august, teil on olemas selle sama arendaja advokaadi puhtule saadetud väävelvesiniku leviala.
see, mida siin, see kaart on teil olemas. See kaart on küll tõsi esitatud selle mõttega kohtule, ei ole tervise mõjud väga tugev. Aga kui kaugele need tervise, tähendab, kui kaugele see H2S levib? Miks te oma lehele olete üles pannud selle pildi, aga andmed alla olete võtnud eelmise lehe peale? Selline selleerimine on valeinfo ei ole. Ma soovitan kõigil siin võtke tervikdokumendi ja lugege algusest lõpuni, sest selline lõikude välja... Ei ole mõtet nagu üksikuid lõike aeg-ajalt kuskilt välja võtta ja pilduda. Räägib vaatist selle, et vaadake, siit on nagu puuste punased. Saab meile selgeks, et jah, on H2S emissioon. Nüüd, te olete andnud 3 puuraugule loa ja räägite siin, et on vaja auku, kui kaugel need augud üksteisest on, kes need aukude asukohad määras? Kes seda tegi? Te teete 3 auku, et saada teada, mis siis... Me ei tee 3 auku esialgu, me teeme kõigepealt 1 auku. Teil oli 3 augule oli vahet andnud ehitusload. Jah, me ju oskame raha lugeda. 3 augule te räägite, kui on vaja puurauku, mingi koloogi auku, siis piisab ühest. Näete, mul on see paber siin lihtsalt. Näete, meil on eripunktid, on punkt 4, selle tabeli, seda panite kaardi alla, mis ei puuduta üldse seda. Saarete vallal on küsimus, kes need kaardid asukohad määras, kui kaugel need kaardid üksteisest on seal oluline? See on seadus. Kes määras? Küsin teedas. Mina ei praegu vastuse võlguses mõttes, et ma nagu olen... Puurkaevude vahe on 30 meetrit ette nähtud. Sellised on tingimused. 30 meetrit, jah? Ja need ongi siis 11-30 meetri kaugel. 11-30 meetri kaugel. Alustatud ühe puurimist või? Ainult üks. Ei alustanudki mitte kõige madalamast, vaid just kõige sügavamast. Ja jätsime kõik need vahepealsed veeproovid võtnud. Sellepärast. Aga sealt vett ei tulnud. Esimesed 300 meetrit oli savi. Eluvalu savi. Savi sees vett ei ole. Nii kahju, kui seda ei ole. Kus need info erinevused veel 300 kandid? Me oleme ikka selgeks teinud endale. Me teame, kuhu me oma raha paneme. Oot, aga seal rahas kõrval on 50 meetrit, pole mingi palju 30 meetrit, vast teie sellest on ju see Aleviku puurkaev. Ja seda saab vaadata kõrgu ees, seal on 100 meetri pealt tuleb meile kõigile vesi või natuke üle 100. Kuidas teil siis ei tulnud 300 meetri pealt mitte midagi? Teil peab olema puurimispäev. Ja ongi. Jah, no selle me oleme kohtuga välja küsinud, saab siis näha. Kuidas siis 50 meetri peal need andmed erinevad või 30 meetri peal? Ja ongi. Selle koha peal pidi olema vesi, aga ei ole veel. Juba oleme saanud. Selle ongi niimoodi, et me veamegi võib-olla see ainult ühe puuraugu peale, kui me saame selle vee. Aga kui me sealt vett ei saa, siis seda projekti ei tule. Ühesõnaga väga globaalne siis veelade on siin käimas väga eriskummaline. Jah, mitte keegi ei teadnud, et siin on 300 meetrit savi. Ja 30 meetri kaugusel on palu. Jah. Joogilaga. Paljudel naabritel on. Üks saab 8 rakkega vee kätte, teine võtab 16 meetrit. Ometigi on võib-olla ainult teisel pool aeda. Kõike juhtub. Ma ütleks 2 asja. Tähendab, üks asi on see, piibliraamat kirjutab, et te võtate sealt, kuhu te pannud ei ole. See selleks. Aga küsimus pole veel alustatud, aga kuna on see kriitiline piir, kui see asi lõpetatakse, kas Väimela järve tase langeb või kuskil piirkonnas kaevud jäävad kuivaks, et millal on see vee võtmise lõpupiir? Ja see ongi niimoodi. Kuna te nagu kogu aeg siin väidate, et me oleme sealt august seda väävel mädamuna lõhta teile lasknud, siis selle puurimise meetodit teate, kuidas see käib. See käib vesilahusega. Sellest samusest, mis me siloaugud ära koristasime sealt, tekkis lohk, sinna sadeveed, seal on üks, vist paistab, et mingi allikas või midagi taolist on ka olemas kusagil seal, nii et seal on vesi. Me sellest samast veest, tähendab selle sama veega, toimetasime selle puurimise. Tehakse vesilahus. See on Ameerikast tuleb, teda ei ole õige öelda, ta ei ole tsement, ei mitte midagi. Sellega betoneeritakse
puur läheb kogu aeg, puurib, toob kogu selle pinnase välja ja tsementeerib kõik need pinnad ära. Nii et meie seda vahepealset vett, kus need väiksed mingisugused kihid võivad tulla, meie neid ei ole mitte ühtegi liiguta. Me kõik betoneerime ära. Ja meil on praegu 300 meetrit on manteldatud, see tähendab, et toru on sees. Esimene toru on 20 meetrit, on 60 toru, 600 millimeetrit, siis on 34 ülejäänud. Oleme 300 meetrit on ära. Auk on praegu lahti. Kas seda võib ka külastada? Kuidas see auk teil lahti on, see kohtu otsusega te lubasite kinni panna, peab olema kinni? Ei no selles mõttes me ei ole teda kinni betoneerinud. No kinni betoneerinud taantel kord peab olema peal. Otse loomulikult. Haisu ei tule. Sealt ei saagi haisu tulla veel kord. Kui kord on peal, siis ei tule haisu. Mis ma toonite tuli väga. Aga mida te siin nüüd naerate inimeste üle, kes on tundnud siin haisu? Pool alemik tundis haisu kuni selle... Veel kord, seesama paber, millele te viitasite. Mitte sellele, vaid inimesed enne pöördusid. Ka siin kirjutatakse. Kohtusse, siis tuli see teie paber kohtule alles. Te olete viidanud mitmeid kordi seda, mitmed eksperdid, kui te võtate sealt mingisugust Ameerika Ühendriikide, üritate siia Eestimaa pinnale panna, näiteid sealt tuua, siis see ajab natukene naeru. Et siin on ju selge sõnaga kirjas, et teil on omal 16 meetrit mudaselt. Nii, ja kui te tahate, siis ma avaldan teile veel saladust. Te võite praegu aknast pimenema. Mis te nii ülbi mees? On selle... See on minu iseloom on selline. Muidu ma ei oleks nii kaugele jõudnud. Siis iseloom on siis ma ütlen Eesti. Midagi ei ole öelda. Sa oled sama vana kui mina, nii et ma võin siin sinatada ka. Siin samas on üks puukuur. Kas te teate, mis seal on? Kohe saame teada. Mis te käite siis nüüd linna või maal siin puukuurides siis nüüd? Jaa, ma ööbin seal vahepeal. Inspekteerimas. Siin on puurkaev, mis on 64. aastal. Ei, mitte 64. See oli kas isegi 56. aastal puuritud 500 meetrine, mis on teil lahti siin. Vallamaja ukses või kus? Ja te ei teagi võtta? Ma küsin, millisest te räägite Vallamaja ukse olevast või? Ja küll, aga see põhimõtteliselt... Teil seal? Noh, hea teada iseenesest, et aga ma ei tea, kas tohib niimoodi küsida, et kuna nagu olete kõik kohal olnud sellise suure murega, et kas tundub tõesti, et see näiteks, kui nii sarnane tegevus on näiteks Värskale tsekis, et kas tõesti tundub, et selle ümberringi on võimatu elada? Kui oleks meie majanduse elavdamiseks nagu hea, kui me müüme midagi, nagu teeme sellest toote ja müüme. See vee äravõtmine, ma lihtsalt tahan asjadest nii rääkida, nagu need asjad on, et vee äravõtmine, et me räägime, eks ju, tegelikult ju sellest sügaval olevast mineraal või sellest soolasest mineraalveest, me ei räägi ju sellest kaevuveest. Või ma saan jälle vastu? 15 aastat tagasi oli mul ümberringi mets, kus olid marjad, kukeseened, ma ei elus selliseid kukeseeneid nagu siin. Nüüd on need metsad maha võetud. Kas see on meie rikkus või? Ma tuleksin ikkagi selle tehase juurde tagasi. Jaa, aga see on sama asi. Põhimõtteliselt. Olgu, saan põhimõtteliselt aru, teile tundub see sama asi. Tehakse siin karjääre ja ikka läheb seda. Kas me müüme seda vett või me anname selle vett? No riik ju maavara, eks ju, te teate, et riik maavara ei anna... Meie maksame riigile selle eest. Ja kui ta täna toodab siin, töökohad on siin, siis see ongi ju ainuke võimalus seda raha siia jätta. Või ma saan jälle valesti asjast aru? Kuule, ma lihtsalt vaataks, et kui te küsisite ennist, et kas on võimatu vaadata, et mina elan Mäimelas üle 30 aastat ütleme, nii. Mul ei ole iial olnud sellist kevadet, et ma ei tunne selegi lõpna, vaid mul on hais. Ma lähen koeraga jalutama, ma ei saa aru, miks ma öögin. Ma mõtlesin, et kõigepealt, et ma lähen aasti juurde, juris me ei ole teiega sellest rääkinud. Ma mõtlesin, et mul on mingi tervise probleem, et miks mul iiveldab. Mis asi, jah, mingi õrn, mingi hais, mingi öök on õhus. Ja palun, siis on niivõrd halb üks õhtu, et helistan sellesse EMO-sse, hakkan mõtlema, kas selle haisuga on midagi seotud, arutame omavahel inimestega, inimesed ütlevad, jah, teised on ka tundnud, ma hakkan küsima, kuna ma elan seal lähedal ja madalas kohas, et kas teie olete ka tundnud. Ja palun, siis inimesed kirjutasid mulle, kuni sinna lapitee, sinna vana selle
Võru maanteeni välja, aiamaadel otsisid raivet, inimesed otsisid raivet. Siis sai, eks ju, siin naabritüdruk sai niisuguse mürgituse, öösel oli hingamisraskused, et pidi hommikul EMO-sse minema. Saate alus ei ole normaalne ja pärast, kui nad seda kaevu siis niinimetatud kinni panid ja oligi nii, et sellegi lõhna ei tunne. Läksin sinna kaugele taha metsavad, siis jälle ma ütlen ausalt, see on asi, mille vastu isegi ei vaidle, ma ei vaidlegi. Ma räägin sellest, et kui me siin kõik kompotti praegu segame kõik, siis tekib selline tunne nagu, et kõik on nagu halvasti. Sellele vastu me ju ei vaidlegi, me ju räägimegi sellest, et see igal juhul tuleb, eks ju, kõik need asjad teha, selgeks teha, selleks ongi neid prooviauke ka vaja, et teada saada, kas tuleb või tuleb, kõik mõõdetakse, täna juba mõõdetakse seal. Ja tolle loamenetluse raames tuleb kõik need mõjud ära hinnata, ma ei vaidlegi, aga ma rääkisime praegu, et hakkas juba nii, et maavara müümine on halb, siis tuli välja, et üldse see tehas on halb, need töökohad on halvad, et nagu tegeleme täitsa vale asjaga, sellele me ei vaidle vastu, see on mõju, mis tuleb ära hinnata. Ma olen rääkinud hüdrogeoloogidega, eks ju, see protsessi juures ja seda arendajat mina ei usu, sellepärast, et vaadake tema tausta, selles on palju lugu ja kui arendaja tausta praegu, ega ma ilmaasjalt ei ütle, et need on Vene veod 3-2, eks ju. Tähendab, kui arendaja taust on selline, siis mis puutub siia Venemaa üldse, ma ei saa? No kuidas saab teda usaldada, kui inimene ütleb, et ei ole? Tähendab, ei saa usaldada, tema sõna ükski sõna ei maksa. No seda ma mõistan, aga selle juures, nagu ma ütlesin, eks ju, et meil nagu selliseid loomast ei ole. Ja panna see puuraudud ja te tänna rääkige kokku, aga mitte rääkida, et teeme ühte ja teist ja eraldi ja pärast. KSH ja ettevõtte taust, et need ei kokku. Ma räägin, et siis tuleks KSH teha, tähendab, detailplaneeringu käigus, tähendab, tuleks asjad ümber vaadata. Ja see on kindlasti võimalik, on võimalik näiteks praegusel tulnud detailplaneering lõpetada, võib-olla siis alustada uuesti, eks ole, ma praegu ei ole lihtsalt seadus mul selle võib-olla klaarime ka ära, eks, et kui Vald teeb sellise triki, nagu üks käik on juba läbi tehtud, et lõpetab menetluse ära ja siis kohtuteel ikkagi tuleb seda menetlust jätkata, mis meil on juba see praktika olemas. Et siis maksab Vald ka need menetluskulud kinni, mis ei ole väikesed ja see on maksumaksja raha raiskamine. Seda ma lihtsalt ütlen teile, et see ei ole nagu, selles mõttes see ei ole õige. Et kui me lihtsalt ebaseaduslikult ilma põhjendusteta seaduse vastaselt lõpetame menetluse, mida ma ütlen, meil on praktika olemas, siis me kulutame meie maksumaksja raha, mille eest tegelikult me võiksime palju mõistlikumaid asju. Aga teil on ju põhjus olemas, sest jah, te olete järgmine tähele pannud, ei tulnud kõigi selle peale, et seal võib olla see väävelvesiniku probleem. Kas oleks ausam siis säästa ka meie raha, kes me tegelikult käime samamoodi koht ja ega ükskord te maksate niikuinii ka need summad kinni. Miks ta eeldate, et need on väikesed? Eks siin tuleb juristidel hinnang anda, aga mulle praegu ei kõla see sellise põhjusena, mille alusel võiks detailplaneeringu menetluse lõpetada. Et mulle ei kõla see nii, minu isiklik arvamus, juristid peavad seda kindlasti kaaluma, aga ma räägin, et see risk selle juures on see, et me siis raiskame tõsiselt meie maksumaksja raha juba. Et see on meie kõigi enda taskust, et see ei ole hea variant. Ja, mina leian, et antud juhul on võimalik selle käimasoleva planeerimismenetluse käigus ju tegelikult, kui vallal on planeerimismenetluse jooksul saanud teatavaks uued asjaolud, on võimalik algatada keskkonnamõjude strateegiline hindamine ja ma leian, et tegelikult see ongi, arvestades kõiki osapooli, kõige mõistlikum tee edasi, et ongi planeerimismenetlus ja selle käigus hinnataksegi, kas kaasneb võimalik oluline keskkonnamõju, mis on võimalik, milline on väävelvesiniku võimalik emissioon, võimalik koht kohalike elanike tervisele, heaolule, keskkonnale. Et seda on ju võimalik selle planeerimismenetluse käigus teha, et mis on praegu probleemiks ongi see, et vald on teinud eelhinnangu, millega otsustati keskkonnamõjude strateegilist hindamist mitte läbi viia, et seda ütleme, keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei asenda hilisem veeloa menetlus, et see ongi see tuumikprobleem praegu, mille puhul ma arvan, et on õige, kui vald viiks läbi selle menetluse raames keskkonnamõjude strateegilise hindamise ja selliselt me saaksimegi edasi. Praegust seisukohta uuesti selgitan, et kuna see hindamine, eks ju, on nõutud igal juhul pärast selle loa taotlemisel ja ilma selle loata seda vett sealt võtta ei saa, siis see on lihtsalt täna see põhjus, miks me näeme, et nagu seda strateegilist hindamist praegu teha ei ole vaja, kuna hiljem tuleb see niikuinii teha.
sellest ma sain aru, et te jääte selle seisukoha juurde, et selle võiks ikkagi üle vaadata ja selle täna niimoodi ka fikseerime, et teie seisukoht on, et see üle vaadata, et kas siis KSA hindamine ikkagi võiks olla tehtud selle menetluse raames, et selle võtame siit kaasa, et see on selge pilt. Aga keskkonnale strateegiline hindamine viiakse ikkagi läbi planeerimismenetluse. Just, aga tegelikult aga see ei päästa tegelikult seda, et kuna nagu ma ütlesin, et selle puurimise ja selle vee võtmise jaoks on vajalik luba, eraldi luba, teine luba, siis seal tegelikult see, kui te loete seda mõjude hindamise seadust, siis seal on konkreetselt öeldud, et kõik need load, mis saavad olema hilisema selle tegevuse aluseks, ehitamise aluseks, ehitusluba, selle veevõtu aluseks, veevõtuluba ja nii edasi, nendel samamoodi peab hindama, kas mõjude hindamine on vajalik või mitte ja kui ta on vajalik, siis see mõjude hindamine tuleb seal menetlusetapis teha. Ehk siis ei pääse üle ümber ikkagi, et see mõjude hindamine tehakse või see otsus tehakse uuesti siis, kui seda luba menetletakse. Ma jään kogu lugupidamise üles kehtiva seaduse pinnalt teisele seisukohale ja ma arvan, et see keskkonnamõju strateegiline hindamine tuleb läbi viia sel põhjusel, et siis saab ka vald võtta kaalutletud otsuse, kas see tootmine sobib siia keskkonda või mitte. Ja selliselt oleks see õiguspärane otsus, sest kui vald teeb ilma mõjusid uurimata otsuse, kas võtta detailplaneering vastu või mitte, siis ei ole ju vallal olnud tegelikult diskretsiooniotsuse tegemiseks vajalikke andmeid, kui seda tehakse hiljem. Et see on lihtsalt õigus. Aga see juriidiline küsimus on võhku ja praegu me saime, arvamus on selge. Ja ma ütleksin ikka veel seda ka, et vald saaks üle vaadata, kas see planeering on kooskõlas valla üldplaneeringuga või ta ei ole seda mitte, sest vaadake, tegemist on segamaaga ja algselt, kui te algatasite planeeringu, siis oli selles Riigikogu KSA hinnangus kirjas, et seal ei ole, sealt ei lähtu saastet, sealt ei lähtu õhusaastet, kõige suurem saaste või oht oligi nagu mingi autode müra või natuke tolmehituse käigus. Nüüd on ilmnenud uued asjaolud, nüüd on ilmnenud ka väävelvesinikud eraldi. Sellist tootmist ja sellist tegevust ei ole ette nähtud Pärnu T7 kinnistule valla üldplaneeringu järgi. See ei ole tööstusmaa. See on segamaa, kuhu on ette nähtud elamuehitus. Seal on väikeettevõtted, millel ei ole mõju, väikeettevõtted on näiteks pagaritööga, autoremonditöökoda, mis seal toimetab, mingid väiksemad ühiskondlikud hooned ja palun, tehtegi neid, aga ärge suruge vabariigi suurimat mõjudega tööstust sinna alale. Inimeste elamiste mina annan, et inimestel on juba tervisehäired selle nii-öelda organiseerimise, tööstusorganiseerimise käigus. Lähtume tõenditest. Kui see saab tõendatud, siis on nii, kui see ei saa tõendatud, siis on teisiti. Et täna me ei võta seda kui fakti, me võtame seda kui arvamust ja see on praegu tõendamata, et sellega miski kaasneb. See vajabki tõendamist, see vajabki neid ekspertarvamusi, mõõtmisi ja kõiki analüüsimisi. Selle võtame siit kaasa. Aga ärme esitle seda kui fakti täna, et selle ka 100% kaasneb, sest see ei ole tõendatud hetkel. See oli täpsustus. Sest nende faktide esitlemine sellisel kujul, et see on, et me ka üritame ikkagi vältida, et räägime faktidest, faktidena arvamusest. Aga kas ei ole siis see, et inimene sattus samusse, mis teie jaoks on? Ja tuli tervena mõju. No jaa, okei. Sattusid, pidid minema haiglasse ja teie nüüd ütlete, et see ta haiglasse sattus, eks ju mina ei tea, see võib olla. Aga see, miks ta sinna... No vot, väga hea, kui kohus jõuab oma lahenduseni, siis saame kindlasti palju targemaks. Aga teeme nii, et jah, et faktid tulevad siis, kui nad on faktid. Muidu me läheme teineteist segadusse ja sellise informatsiooniga läheb asi keeruliseks. Aga see on küll õige, eks ju, et kui see nüüd saab tuleb välja, et see on nii, siis jah, võib ilmneda, et on üldplaneeringu vastuolus, sest jah, need klauslid on üldplaneeringus sees. Et sellise suure mõjuga tootmine sinna ei sobi. See on selge. Minu hinnangul ei ole objektiivne, nagu te ütlete, et inimestel on reaalselt olnud füüsilised väistumist selle peale, on haiglas fikseeritud ja te ütlete, et see ei ole maksima arvamus. Arvamus on mingi muu asja kohta öelda, et kas 40 kraadi on kuum või veidja või ka see ei ole ju arvamus, see on reaalselt. Ja te praegu tegelikult moonutad selle sama moonutamisega, te leidate, et ei ole objektiivne, aga te kallutatud. Nii, aga siis ma küsin, et kust on teil 100% see teadmine, et millist ja kust see väävel, isegi kui see oli väävel, eks ju, mida ta tundis seda lõhna ja nii edasi, et kust see tuli?
ja kuidas see tuli, kust see siis on, kust teie seda 100% teate? Ma siis küsin sedapidi. Kui te ütlete, et see on fakt. Kas on mingi veel variant? Mina arvan, et on, jah. Aga miks meie teeme, et on jumala terve? Mitte keegi pole seal surnud, mitte keegi pole tulnud. Ma käin iga päev, kui puurimine toimus, olen seal koha peal. Mina ei ole seda väävlit tulnud, no andke andeks. Aga loodame, et selles mul on ka väga hea aistiga. Nende mõõtmisseadmetega, eks ja siis korraga. Teate, mõõtmisseadmed ei aita, sest vaadake, siin on osa enamused väävelvesinik teatavasti koguneb madalamatesse kohtadesse ja see jutt, et panete puuri agule, see on ainult null, kui ta vaikselt tiinitseb sealt, aga vaadake, kohtule esitas see sama vastaspoole advokaat, kes võttis seal on materjal näiteks, et Eesti aluspinnas Kihnu saarel näiteks meil on gaasilised, võib esineda ka väävelvesiniku metaani 30 meetrit keri tuletorm, maailma esimene see tuletorm, mis maagaasi. Saate aru, need näited ei väida. Eesti aluspinnas on ja tähendab, siin on ka hüdrogeoloogid, ka vanad näiteks, nad on seisukohal, et see ei tule lihtsalt vaikselt tiivitsedes, vaid ta lihtsalt, ta tuleb surmega ja kui ta tuleb surmega, siis on kõik loogiline, siis on ju ta 10-100 meetrit, eks ole, ta on siis 10 meetrit 20 ja ta kandubki ümbruskonda laiali, aga augusega ei pruugi mitte midagi olla. Sellest tuli see, mitte väimele alajaadest, mille kohta me oleme kohtule esitanud ekspertarvamuse. Väga loodame, et sealt saame targemaks, kuna seal nähakse praegu palju tööd ja... Pole meie jaoks ka ühtegi purset tulnud. Kui te tahate teada, siis näiteks 300 meetri pealt, sellel hetkel, kui võtad proovi, siis kui puur on 300 meetri sügavusel, siis see tähendab seda, et see, mis hetkel pinnale jõudis, see oli 1,5 tundi tagasi. Ma veel kord rõhutan. Ütlesite, et 300 meetri peal oli savi. Jah, oligi. Me ju puurime veega toome seda alt üles. Kui te arvate, et see lihtsalt kraabibki seal selle savi ja toob meile kuivalt üles. See toob vesi lahusega. Ja vaadake, meil on seal kõrval on tehtud auk, kus on kõik see savi, mis me oleme sealt välja toonud, on kõik sinna ladestatud. Te võite võtta seal proove, teha kõike, mis tahate. Veel kord räägid, meie betoneerime need seinad kinni kogu aeg. See puur, mis alt võtab, sellel on puuri pea, see alt puurib, krõmpsutab seda seal lahti ja vesilahus jookseb ülevalt peale, mis lükkab kogu selle mudru välja. 300 meetri pealt see jõuab 1,5 tunni pärast alles üles. Vot niimoodi käib see asi. Meie ei ole ühtegi põhjavee kihti maapinnale toonud. Sest meil kogu aeg betoneerib selle ära. Selleks ongi see Ameerika pulber, mis sinna sisse läheb, mis maksab meeletud raha, sellepärast on selle augu puurimine nii kallis, mis betoneerib need seinad ära. Kas see pulber on mürgine või? Ei ole. See on täiesti kõik looduslik teema. Põhimõtteliselt iseenesest ka jälle nagu mingi savi, tsimendi selline koostis, aga teda mitte kuskil Euroopas ei saadeta, seda tuuakse kõik Ameerikast. Kotid on meil praegugi seal, võite minna, lugeda, vaadata, uurida, ei ole probleem. Nii kõvasid puurijaid kui need, Valbrok, ei ole rohkem, kes suudavad selliste jämedustega puuridega nii sügavale minna. Jah, seal selliseid toolsed või kus nad võtsid seal neid mingisuguseid proove seal 60 sendise läbimõõdus. See on kõik kuke peal, 20 meetri peale minna. No vaadake, see spetsiifika tuleb praeguse... Ja ka minul on suurem küsimus. Sest ainult veega saab seda väävlit välja tuua. See, et teil mitte midagi ei tule sealt või kuidas te betoneerite, no see on pisas. Öelge, kas te siis, see tähendab, et kui see betoneerisite ära, kas see tähendab, et võtsite puuri välja ja saite kohe korgi peale panna? Et mis te tegite seal siis, et ei saanud kohe nagu kõik lõpetada, vaid kohtule teatasite, et teil on vaja seal kaev kukub muidu kokku. Et mis see siis tähendas? No see ongi see, et puurid, need vardud, meil oli vaja ära betoneerida või tähendab torud sisse lasta, selle mõelda. Siis kohe ju siis betoneerisid? Ega neid ei saa, need on tagant on kõik need torud, kogu see tehnoloogia, või on torud sisse lastud, siis tagant on kõik veel betoneeritud. Nendest torudest lüüakse läbi, alt jäetakse mingi 3-meetrine ava, mis lööb kogu selle betooni uuesti, surub kõik üles tagasi.
see on kõik kindel, seal me ei ole mitte ühtegi seda kihti maa peale toonud. Põhjavee tähendab neid veekihte, mitte ühtegi ei ole toonud. Ja nagu te aru saate, siis seal all see vesi isegi 600 meetri peal, see on ju kivimite vahel. See ei ole ju mingi selline veekogu või järv, et me sulpst läheme korraga sinna sisse ja hakkame nüüd sealt tooma. Oodud, aga mis vesi teil seal siis torust jooksis sinna basseinile sellesse tiipi, millest räägite? Kus toovesi tuli, mis teil jooksis torust, mis tuli sealt kaevu juurest? Kaevust. No kaevu juures olid teil torud, jämedad niisugused torud ja sealt jooksis vesi teil sinna tiiki. Need on need vannid. Kus see vesi teil tuli siis? Mis ringkäigu ta tegi, ta tuli puuri juurest ja jooksis, oli pandud sinna... See on üks sama vesi, mis kogu aeg käib ringi ratast. No ta jooksis sealt puuri juurest, jooksis ju tiiki, kus ta ringi käis siis? Ja tiigist läks uuesti jälle poolmasinasse tagasi. Teise toruga? See on kinnine süsteem. Ei, see on kinnine, see oli lahtine. Selles mõttes on lahtine. Kui puurmasin seisab, siis puurmasina kõrval on 2 tiiki, mille sees on lahus. Ühest võtab, lööb läbi nende torude, puurmasina lööb alla põhja, see toob selle sodi välja, mis jookseb sinna. Savi ja kõik see, mis sealt alt tuuakse, kivimid, purustatud kivi, kõik. See sadestub põhja, vesi jookseb teise tiiki ja sealt jälle võtab seda sama vett. See on üks sama lahus, mis käib seal kogu aeg ringi. Päris puhas vesi. See ei ole puhas vesi, see oli see... No silmajärg oli pruunikas. Valget vett seal on ainult see, mis on... Nagu ma ütlesin, kus olid need 3 siloauku, nende asemel oli vesi. Selle sama loodusliku veega me selle lahuse tegime ja puhpasime. Me ei ole sinna isegi kuskil kraanivett ega kaevuvett toonud. Aga minu viimane küsimus on praegu see, et kas nende tutvustatud ettepanekute ja nende vastuste kohta on meil täiendavaid küsimusi, et siis hakkaks joont alla tõmbama. Sest praegu me oleme läinud väga tehnoloogiasse, ma tunnen ise ka, et ma varsti oskan puurauku teha. Aga kas on veel nende küsimuste kohta? Hästi lühidalt veel ütleks, et minu jaoks põhiprobleem on ikkagi see, et kuna vald on ka nõustunud tegelikult seda väävelvesiniku emissiooni ulatusmõju tuleks hinnata, et minu jaoks on probleem ikkagi see, et kes siis ja millal seda hindab, sest veeloa menetluses ikkagi hinnatakse ainult mõju põhjavee varule ja põhjaveele, et seal ei hinnata seda, milline on väävelvesiniku emissiooni ulatus, mõju inimese tervisele, elukeskkonnale. Et mul on praegu ikkagi ebaselge, et millal ja kes neid mõjusid inimeste tervisele, heaolule, keskkonnale siis hindab. Asi selge, aitäh. Ja, nagu ma ütlesin, see on täiendus sellele arvamusele, mida me niikuinii kaasa võtame, eks, et see seisukoht, et KSA hindamine oleks siin asjakohane. Ja. Et siin praegu vastust, kes ja millal... No seda vastust ei seda ei saa ju enne, kui see vesi on seal käes. Kui me toome selle vee, siis me teame, kas selle veega tuleb väärlib, mis see on üks argument, jah. Me ei tea, me võime seal maa pinnal seista, vaadata, sügada kukalt, mõelda, mitte midagi, me ei tea, mis seal all on. Tõesti me ei tea. Jah, see on selle koha pealt, aga selle KSA hindamise poole pealt lihtsalt... Enne ei tule mitte ühtegi seda. Ja sellest selgub ka see, kas meil tehas tuleb või ei tule. Arusaadav, aga KSA hindamist lihtsalt ma ei ole ja ka Triinu ei ole ainuisikulised otsustajad. Aga see ülevaatamisele, nii et selle arvamuse võtan kaasa. Kas keegi tahab veel midagi täpsustada? Ja, ma ei taha täpsustada, vaid tahan nagu seda tulevikuplaani. Kui nüüd õnnestub seda mineraalvett siit hakata kaevandama, siis 60 inimest saavad kasu, kes seal töötavad. Aeg läheb edasi, võib-olla ei saa need inimesed enam, neid töökohti ei ole. Aga mis on vallal sellest kasu? Mis valla inimestel on selle tehasest kasu? Ma võtan selle lühidalt kokku, kui te ütlesite 60 töökohti. No oli juttu enne. Siis ma... 60 inimest ja kui see nii on, siis ma loodan, et kõik siin ruumis viibijad saavad aru, et see ongi ju vallale otsene kasu ja vastus 60 töökohta on väga suur number. Nii, aga see ei ole, see on meil, aga arvestame seda, et see on Eesti maavara ja ainult 60 inimest saab sellest kasu. Kas te teate, kui palju praegu on siis vallas tööjuhti või töö ja natuke suurem, mis see vald hakkab kasu saama?
aga suuremad. minu vastus jääb samaks 60 töökohta valda ja loodetavasti ikkagi keskmise Eesti palgaga, see oleks unistuste täitmine. See on vallale kasulik, ma julgen seda väita, see on minu arvamus, ma jään selle juurde. miljoneid ja ma jään oma, aitäh täpsustuste eest, ma jään oma vastuse juurde. Et see 60 töökohta. Kui te tahate sellise võrdluse tuua, siis veel kord. Enne te väitsite, et metsad on maha müüdud, see on samamoodi meie vara. See ei ole see, kõik palkmajad ja kõik, mis lähevad Eestist välja. See raha tuleb sisse, kuidas keegi taha aru saada sellest. Meie majandus, me ise hakkame seda rohkem elama, mida me rohkem toome võõrast raha. Puhast plats. Minul sellest on. Ma ikkagi julgeks väita, et valda töökohtade loomine on meie tegelikult üks suurimaid ülesanded, üks raskemaid ülesanded, mida vald saab vähe mõjutada. Aga üks parimaid, mis viib elu edasi, sest ma ei kujuta ette elu vallas, kui siin töökohti ei ole ja siin lähedal töökohti ei ole. Öelge mulle, kes ja kuidas siin elada saab. Kes siin saab elada? See on väga üldine jutt, mida kogu aeg lähtub. Aga siis seda näitabki seda, et me oleme väga erineval lainel, sest mina elan sellise teadmisega. Aga neid töökohti saaks luua palju lihtsamalt. Nii? Ilma maavarade müümist, saab sellest aru. Mina ei saa sellest aru, kui te mulle toote valemi, kuidas siia saaks lihtsalt töökohti luua Võru valda, hästi tasustatud töökohti. Ma võtan kohe selle idee vastu, et ma lepiks teiega eraldi nagu lausa aja kokku, et tulge, koolitage, sest ma tunnen, et mina vajan sellel alal tegelikult koolitust. Ja ma hea meelega õpin teilt, kuidas neid töökohti luua. Päriselt ka. Võtan kõik vastu, ma olen nagu svamm selle koha. Ära anda 60 töökoha eest töökoha. Selles koolitus. No, siin ma ütlen, me oleme erineval lainel. Võrdlematuid asju. Ei, see ei ole. Ma ei võta seisukohta, kas see tehas või mitte see tehas, aga selle põhimõtte, Ära te võrdlematuid asju. Selle juurde ma jään. Ma tooksin veel fakti, mis ei ole täna siin läbi käinud ja on läbi ja ei ole tegelikult üleüldse. 2022 on Keskkonnaagentuuri põhjaveevarude hindamine. Kui te vaatate, ma panin maailmalt ära, 2022 andmetel peast ühte 4000, tähendab 6000 millegagi on Võrumaa põhjaveevaru. Sellest oli ära kasutatud 4000 millegagi. Vaba varu oli 1800 kandmeid ööpäevas. 1800. Nüüd 24. aastal, möödunud aastal tuli sinna Reedole, tuli Võru vesi linnaku jaoks kuupäev, kus on ka lubatud, nad võtavad seal ka väga segaselt, need numbrid on muutunud, aga printsiibi poolest on seal 900 kanti võiks see kuupäev võtta. Siis vaadake, meil jääb 900 jääbki. Aga nüüd tuleme tagasi selle projekti juurde, puurkaasade projekti juurde, arendajate kogu me võtame 300, me võtame nii vähekene, aga kui võetakse 2880 ja 1800 miinus juba 900 maha on 900 kanti maha veel, siis tegelikult on see numbrid on kõik lõpid. Me saame ju aru, eks ju, et seda hindab seda ikkagi põhjapea võtmise. Me räägime praegu täiesti erinevatelt asjadest, me ei räägi joogiveest. Me ei räägi joogiveest. See on pandud meil kirja, et meil on ka oma tarbeks võib vaja minna, et kui me suudame sealt alt selle niivõrd soolase vee välja tuues, meil on vaja seda millegiga lahjendada. Me ei hakka selleks Võru veest kanalisatsiooni kaudu endale tooma bakterid sisse. Me teeme oma puuraugu selleks, et timmida veed ära. Need on tehnoloogiad, kõik need on kinnised süsteemid, ärge palun ajage segi, me ei tooda joogivett. Me ei tooda joogivett, me võtame seda soolast vett sealt alt, mida te nagunii mitte kunagi jooma ei hakka ja kätte ei saa. Meie teeme sellest mineraalvee. Aga te kasutate ikka vett? Aga see oli vesi. Võib minna vaja, võib mitte minna vaja. Aga selleks me küsimegi kolme auku. Me tegelikult tahtsime ka 4. auku, seda meil ei antud.
aga nagu te See- vastustest see on kuulsite, kõik selline- on nende veevarude ja kõike seda mõju, eks ju, hindab ikkagi see, kes seda luba väljastab, et nii on Eesti riigis, et noh, vaielda selle vastu. Nende numbritega manipuleeritakse, Kes seal see on hindab? täpselt samamoodi jälle hindamine, saate aru, mis asi on hindamine, see ongi ju niimoodi, et vaatame sinna nurka ja tuleb mingi number meelde ja. Aga nüüd palun. seal ei ole loogikat. Korraks palun veel tähelepanu.